Tõeline rännak algab siit. Avastama! Avastamise osas hoiame meele avatuna ja kogume võimalikult palju informatsiooni meid puudutava probleemi kohta, et seda paremini tundma õppida. On oluline hoida oma meediataldrik rikkalikuna, ehk siis otsida infot võimalikult erinevatest allikatest. See tähendab, et võime lugeda näiteks disainiajakirju ja näha seal olevaid lahendusi või hoopiski probleeme selgitavaid raamatuid. Guugeldame erinevatest allikatest ja peame nõu asjatundjatega kui ka tekstirobotiga. See kõik aitab meil lahendada meie probleemi. Mida rohkem me teame, seda parem. Okei, sukeldume teemasse. Selleks on hea ära täita mõttekaart. Mis sa arvad, kuidas reostus meid mõjutab? No see põhjustab terviseriske, sellel on nii keskkondlikud kui ka majanduslikud tagajärjed. Ja lisaks on sellel ka suur sotsiaalne mõju, kus kogukonnad lõhestuvad. Oot, stopp, kus sa nüüd selle kohta nii palju tead? Ei no AI ütles. Ja, minä ütlesin. Miks ma ise selle peale ei tulnud? Pool tundi hiljem. No see läks küll kiiremini, kui ma arvasin. Ma ei tea, kuidas sulle, aga mul on küll kuidagi väga põnev mõelda, mida me veel kodus tekkinud toidujäätmetega teha saame. Ja. Vaata seda. Mõtle, toidujäätmetest saab teha ka päikesepaneele. Kus sa selle leidsid? Ma sorteerisin prügi. See on väga kasulik tegevus. Veidi hiljem. Muide, toidujäätmetest saab veel teha näokreeme ja 3D prinditud snäkke. Miks sa 3D prindiksid snäkke, kui sa saaksid sama hästi toidujäätmed ju ära süüa? No ma ju ei tea, need leiutused on nii veidrad. Nojah, veidrad või mitte. Need tehakse kuskil laborites ja vabrikutes. Meie lihtsalt tarbime. Ja sellepärast mind huvitabki, mida meie saame nendest toidujäätmetest kodust veel teha. Ja, sul on õigus. Peetri ja Paula teekond läbi avastamisfaasi näitab meile suurepäraselt, kui oluline on põhjalik uurimustöö igas loovas protsessis. Taustainfo kogumine annab meile julgust mõelda kaugemale kui lihtsalt ilmselgest ja seeläbi leiame ka paremaid lahendusi meie probleemidele. Mida rohkem me teame, seda paremaid lahendusi suudame luua.